Ahoi kotkad, mis toimub siis? Siin poisid tõime kolka ära ja kolgast mitte väga kaugel on tsitre telkimisala. Ehk siis tulime Kairitiga siia tsitre telkimisalale ööseks. Et kell on juba nii palju, et Tallinna ei lähe täna. Ja siis hommikul vara siis paneme siit minema. Ja siis on terve päev igasugu asjaajamisi Tallinnas. Külmetuskapp ja mis asjad meil kõik vaja sealt peale võtta. Ja sellepärast nüüd tulime siia telkima, et ei viitsinud Tallinna minna ja vaatame siis, mis me siin teeme. Et siin lähme kindlasti mere äärde jalutama, teeme midagi hästi lihtsat süüa õhtul, kus midagi ise erilist midagi muud tegema ei peagi, või tõenäoliselt purgisupi kaas lahti tegema ja midagi leiva peale panema. Aga põhimõtteliselt jah, ajasime ennast käruga siia parkimisplatsile ja meie plats on siis seal, kus me jääme. Jah. Aga lähme vaatame selle platsi üle, ma olen tegelikult siin ennem käinud ka paar korda, aga jah, teile pole näidanud lihtsalt. Ja mis meil siin siis on? Siin on siis veel neid puid siin katusel ei kasvanud, aga ma vaatan, vahepeal on muutunud jah. Et ma ei tea, kaua see katus siin niimoodi vastu peab, kui siin puud katusel on, aga jah, siin on siukene huvitav laud ja toolid ja värgid siis. Ja ma mäletan, et need selles mõttes on nii lollisti, nad ei olegi päris katusel, et kui eelmine kord siin sadas, siis sadas ka kõik selga. Et jälle natukene siukene veits mööda disain RMK poolt, et noh, äge ju küll, aga selles mõttes jah, et see on nii täpselt siin täpselt see istu ongi niimoodi, siin enam-vähem nagu see katuse nurk ja see nurk ei hoia nagu üldse vihma. Nagu natukene õrna tuulega tuleb, siis tuleb kohe peale kõik, aga noh, on nagu on, mis siia lekka. Jah, siia me täna jääme ja eelmine kord oli mul kuskil seal või kuskil siin oli tihedam, jah, siin on näha ka, siin on mingi puu ära murdunud. Et me vaatame, kus me selle telgi paneme, võib-olla seekord sinna hoopis. Siukse samblasema ala peale. Jah, vist siia. Ja oleme siis täna jälle selle kiirtelgiga, Gallianoga, noh. See, mis vaps viskad ja ongi püsti. Aga siin mingi koer ka just luusis ringi, vaatame, ega siin kuskile junnide sisse ei pane, et enne vaatame selle ala siin üle kõik. Noh, tundub, et ei ole vist midagi. Junne. Et telgiks, nagu sai ennem räägitud, on meil siis see Galliano, mis tegelikult suurte vihmade korral ei olegi kõige parem lahendus, sest et noh, sa tahad siit välja tulla, siin ei ole ees koda ja sajab sisse kohe. Ja teine asi, et vahest kipub jääma selle serva peale vesi siin all ja siis siit õmblusest lõpuks natukene nagu läbi imbuma, aga ei midagi hullu. Siin on jälle see, et see mugavus kaalub üles nii-öelda selle noh, muu asja, et sa saad ta nii kiiresti panna kokku. Ja madratsiks läheb see Outwell Dreamcatcher, mis me saime siis jahipaunast, meie sponsori jahipauna poolt, aga sellega on nüüd ka siuke lugu, et me lõhkusime selle ära kuskil. Et siin on kuskil imepisikene auk sees ja me ei ole viitsinud veel seda auku üles otsida, aga isegi kui ta õhku täielikult ei pea, on ta piisavalt paks, et temaga on ikkagist mõnus magada ja sellel oli ju nii kõva see R-väärtus ka, et see on, noh, see on see Dreamcatcher 7,5 cm paksust ja R-value on päris jõhker. Et noh, me kasutame isegi suvel seda, sellepärast, et ta on hea mõnus pehme. Ja nüüd isegi, kui see auk sees on, ikka ta on pehme. Noh, tal on nii palju seda kärge sees, et me ei suuda teda nagu kere all nii kokku pigistada, et see kuidagi vastu maad oleks see külg. Aga jah, eks me otsime üks päev selle pisikse augu ülesse ja parandame ära. Ja nüüd lähme mere äärde, vaatame ja mis siin siis on, natukene näitame teile ka. Siin niisugused platsid on, siin mujal katuste peal kasvavad samamoodi puud ja tuulega tuleb viim peale. Ja loomulikult siin on jalgpalliväravad, loomulikult parkla poole. Et siit hea oleks kellegi aken sisse peksta kohe. Ja mis siin siis veel on? N ja M, kemmergud, puud, puukuur ja noh, suur kivi. Aga
me lähme nüüd mere äärde, meil on natukene niisugust kahekesi aega, siis üle pika aja võtsime mingi odava veini ka kaasa ja siis rahustame natukene närvi siin pingelisel ja stressirohkel ajal, kus raha kõik hakkab otsa saama ja ainult täna vaata rahustame närvi. Ja kus raha hakkab otsa saama ja kliente ei käi ja maja ei jõua valmis ehitada ja mitte midagi ei jõua valmis ehitada, et natukene võtame aega puhkamiseks. Aga okei, lähme vaatame mere ääres, mis meil seal on. Siin peaks paljajalu käima, aga minul on rannajalanõud jalas. Aga natukene liiga jahe on veel selleks, et pole veel ujujaid siin näinud, aga jah, ja siin on tuuline ka, sellepärast sai siin juba lisavammused nii-öelda talvised selga pandud ja jah. Võt. Aga noh, isegi jahedal ajal on mere ääres äge, me oleme nüüd ju Lõuna-Eesti rotid, me nüüd ju enam merd ei näe. Lihtsalt leppima. Vanasti ma ju siin kandis töötasin Tapurlas päris pikalt ja siis ma olen siin kandis mere ääres päris palju polanud ja ujunud ja kõike muud pulli teinud, aga jah, äge on jälle vahepeal mere ääres tagasi olla. Siin läheb ka üks tiir metsa sees, mingi puude rada või mis asi ta oli. Aga ma ei tee seda rada täna läbi, ma ei viitsi. Me juba täna ühe matkaraja tegime. Mitte kõige pikem, aga ei viitsi siin tallata, ma olen selle juba läbi käinud ka paar korda. Ja siin on nüüd üks plats veel siuke. Siin on lihtsalt 5 platsi kokku. Näe, koer läheb ujuma. Okei. Et see on siin kõige merepoolsem, aga ka samas kõige tuulisem. Praegu isegi väga ei ole. Siin natukene tuul tuleb sealt poolt võsa varjab ära. Aga ma ei tahtnud seda siin võtta, sest parkimisplats on siin. Ja siit kogu aeg rahvas käib läbi mööda seda rada, et ei taha nagu päris hoovi pealt, kui keegi läbi tallab, et siis me võtsime sinna metsa alla selle oma telkimiskohaga. Küll me teeme siin väikse istumise ja veinipausi, mis veini joome, ei näita. See on liiga odav, hakkate naerma. Ei ole ka päris mingi krants või kõuts või need päris piirituse baasil, aga noh, jah. Nojah, liigume edasi siis linnuvaatlustorni juurde. Oota, me võtame oma koera ka. Me värvisime Timmu üle tegelikult. Võtame oma koera ka kaasa, jah. No ja küll, lähme. Ja tegelikult ei ongi kõige ainukene mereäärsem plats. Et ma unustasin täitsa ära, et siin oli sükene ilmavarjualuseta plats ka veel vahepeal ja meri siin paistab kohe selle kõrval. Ja tuleb välja, et üks oli veel, mida ma ei mäleta. Et siin on veel üks taga, mis on ka siis päris mere ääres kohe. Aga vaatame, seal on mingi silt ka, kui me juba siin oleme. Et noh, seda puude rada jah, ei viitsi läbi teha, mina ei viitsi täna, aga võib-olla kunagi jälle. Et selline siis ja jälle puud katusel muidugi. Ja selline asi siis, see puude rada siin. Ja siin siis mitte nüüd väga kõrge, aga hästi läbipaistev, võimalikult peene võrguga ja metalliga tehtud, et ikka mina ka üles jälle ei saaks minna. Et mina üles minna ei saaks. Tehtud sükene väga läbipaistev ja vastik torn, ehk siis noh. Ja, oota, ma vaatan, loen siin all neid silte siin all, et võt sükene värk. Siin me siis oleme, siin Kolga lahes. Kui ma alla kukun, kas sa püüad mu kinni? Ükskord tahaks neid väikseid saarekesi hakata ka kõiki läbi käima kunagi, kui aega on. Noh, seal ta läheb. Kuradi indiaanlane, ma ütlen. Ja. No, üles välja. Mis ma saan selle eest? Midagi. Ma joon veini ära seni kaua. Võib-olla lähen siis pärast järgi ka. Ei, tegelikult ei hakka vintis peaga ronima. Need on niisugused noorepõlve värgid. Ma olen väga-väga hulludes laternamastides käinud vähe täis peaga, aga ärge tee niisugust asja järgi tehke.
et igasugust jama võib juhtuda. Täis peaga ei ole mõtet mitte kuskile ronida, isegi siis, kui see nii-öelda julgust annab, et ärge ronige täis peaga, et ma kujutan ette, et siit on võimalik ka täis peaga üle serva alla kukkuda, igalt poolt on võimalik alla kukkuda, et purjus peaga ei roni torni. Jah. Okei, natuke veel. Ma kardan juba. Ta räägib, et ta kardab juba, ei ole see torn kõige mõnusam, jah. No vaata seda, noh. Noh, siuksest materjalist, noh. Ja ma kujutan ette, mis vaade sealt ülevalt alla on, kui see kõik läbi paistab niimoodi. Ei ole. Valge inimene ei tohiks siuksesse kohta ronida. Ta vist on üleval, tuleb välja. Näe, nüüd tuleb istuli alla. Meie koer Toomas ka naerab selle pulli peale. Ma räägin, et meie koer Toomas ka naerab selle pulli peale, kuidas istuli tuleb alla. No vot, niisugune lugu. Rohkem ei viitsi ringi kooserdada. Nüüd me teeme siin tulehakatuse asja ja võtsime juba puud ka valmis. Et puud on tegelikult ühe teise RMK platsile lähemal, aga me süles tassisime siia nii palju kui meil vaja. Me ei viitsi tahtnud sinna liiga parkimisplatsi lähedale jääda jälle. Aga mis ma sain vahepeal sünnipäeva kingiks, et suured tänud, härra Tõnu Jürgensen. See oli vist, kui ma õieti mäletan, siis Peltoneni nuga kindlasti, aga kas oli mudeli N23 või vist oli. Ja nüüd saab sellel nii-öelda süütuse võtta. Esimest korda siis katsetada. Jube terav on ta küll. Et tulehakatuseks teeb siis eesti keeles on selle asja nimi sulepulgad. Vaatame, kuidas lõikab. Oi, see lõikab üli hästi. Terav värk, et ühesõnaga teeb mõned niisugused pirrud ja siis jah, süütab otse tikuga selle. Oi, last tuli lahti. Ja vaatame siis hiljem. Me kohe selle lõkkega ei tegele. Ütleme nii, et me tegelikult süüa teeme gaasi peal, mitte lõkke peal. Ja osa sööki on meil üldse niisugune, mis ei vajagi mingit valmistamist. Et me ei tahtnud täna hakata siin hullult kokkama või midagi. Tahtsime küll, aga Kairit unustas panni maha. No sina tahtsid, mina ei oleks tahtnud. Mina tahtsin, ma võtsin pannilabida kaasa, ma võtsin kulbi kaasa, ma võtsin lõikelaua kaasa, noad kaasa ja siis poole sõidu peal tuli meelde, et aga panni ei võtnud. No selge, aga okei. Me siin istume ja natuke aega on siis eetri vaikus. On aeg, kell on 8 läbi. Teha tuli ülesse. No see on niisugune niisama romantika pärast, et tegelikult meil esimene söömaine on vist, esimene söök on vist niisugune, mis üldse valmistamist tegelikult ei vajagi. Aga noh, teeme siis lihtsalt. Ma ei teinud neid lokke nüüd väga peeneid, aga piisavad, et tuld võtta tikust ja siis panna põlema, 3 söökest pulgakest ja siis panna põlema need ülejäänud natukene jämedamad pulgakesed. Mis on, tundub natukene niisked käe vahel. Tegelikult oleks võinud ju metsa alt isegi paremat materjali leida, aga on nagu on. Täna oleme niisugused mugavad. Ja seda meie siia ei pannud, see oli. No inimesed on, kui ei ole seal RMK seal võtta, seal varjualu seal, siis nad leiutavad metsa alt midagi alati omale. Ja tihti ei ole vahendeid, millega neid natuke peenemaks teha. Ehk siis need on natukene jah, sellised liiga tummised, mis ei ole tuld võtnud, võib-olla ka märjad ja ei tea olnud, aga selge. Teeme väikse tule ja mis me siis sööma hakkame. Meil on siin mingi seemneleib, praemaks marinaadis ja mingi heeringas ka mingisuguse kastmega, tõenäoliselt mingi kurgid ja värgid sees. Meil on üks asi veel, kus ma otsin selle ülesse. Aga need lähevad kõigepealt käiku ja jõehobu konservi.
tõenäoliselt on see siga, mu kasuisa tõi ja kirjutas peale jõehobuni. Mina arvan, et see just ongi jõehobu. No vaatame, kas on jõehobu Vaatame, kas maitsega. hommikul elame veel. Kunagi hiljem, aga praegu teeme lihtsalt kiired leivad ja asjad ja lõkken siin juba sellel ajal, kui ma jutlustasin, ilusti läheb ja nüüd paneme suuremad puud ka peale. Natuke nagu ikka ta käib, et kõigepealt peenemad, siis natukene jämmemad, siis veel jämmemad ja siis päris jämmed ja siis lõpuks põleb ka see kindlasti see kõige suurem asi siin taga ära ja ei näinud. Seal välismaalased penskarid ka koonlevad ja teevad mingit pulli, aga noh. Väike loojus ära. Me teeme veel ühe õhtuse frikadellisupi purgiga. Ei hakanud siin täna, nagu ennem juba räägiti, mingid asjad jäid maha ka. Ja tead, vahest ongi mugavam, ei viitsi hulluks minna. Et teeb lihtsalt purgi värgi ja kerib magama ära. Hommikul vaatab, äkki on. Näe. Äkki on. Tähendab, hommikul ärkame vara ja ega siin pikalt ei ole siis paneme linna asju ajama. Jah, ehk siis täna rohkem ei näita. Hommikul vaatame, mingid klipid ikka teeme. Kui väga hästi läheb, tuult ei ole ja jama, täna ei viitsi enam. Droonijuht ei tohi olla ka alkoholijoobes. Ehk siis täna drooni lendu ei lase. Aga hommikul võib-olla laseme drooni ka lendu. Vaatame. Droonijuht ka ei näinud muidugi. Jah, vaatame. Siin on meil mingi loom nüüd. Mis loom see on? Kaugelt nägin, näed, siin paneb praegu. Lihtsalt kärntõves hoopis. Sellepärast nii pisike tundus. Kärntõves. Näed seal. Mida tüüp teeb? Sööb põrnikaid, mis maas põrisevad. Milliseid täpsemalt siis? Selliseid. Tüüp lihtsalt võtab praegu siit neid. Et tulin ikka veel tagasi lähemale vaatama, mis elukas teeb ja sööb neid põrnikaid siit. Täitsa kreegi võrk. No nii, hommik on käes, aga meil oli nii hea uni ja ei tahtnud kohe kuidagi varem üles ärgata. Seega droonilennu peame ära jätma ja kiiresti asju minema ajama. Inimesed juba helistavad ja on kähku vaja siit minema sõita. Ehk siis tuleb siuke kiire lõpp jälle, et näeb siis seda droonilendu veel kuskil mujal videodes ja tegelikult ma natukene kardan ka. On jälle väljas ikkagi tuuline, et ma veits kardan, ma tahan ikkagi rahulikumate ilmadega seda asja veel harjutada ennem, kui ma selle kuskil alla kukutan muidu. Aga oli nii seekord ja davai. Kerge magama kratid, näeme järgmises.